Tere tulemast võrkturunduse lehele. Minu nimi on Kristjan Kiis. Ma ei ole sellest veel kunagi varem juttu teinud, aga ma olen näinud nii oma meeskonnas kui teistes meeskondades, kuidas need inimesed, kes ennast natukenegi koolitavad ja püüavad rohkem meie valdkonnaga ennast kursis hoida, on palju enesekindlamad ja edukamad. See, et sina õpid, koged, saad rohkem teadmisi, on hea, aga kõige parema tahtmise juures ei suuda seda kõike infot sa nagu edasi anda. Kõik audioplaadid, videod, raamatud, mida sa loed, anna edasi. Anna edasi lugeda ja kuulata ka oma meeskonnale. Ma tean, et paljud inimesed ei taha või ei viitsi, aga proovi juurutada see tegevus välja oma meeskonnas, just et inimesed hakkaksid tasapisi ennast koolitama. 10 minutit päevas, 15 minutit päevas, lõpuks nii edasi. Et uuri. Et kui inimene ei ole, näiteks, tal ei meeldi raamatut lugeda. Küsi ta käest, äkki sulle meeldib audiot kuulata. Võib-olla sulle meeldib videot vaadata. Kui sa inglise keelest aru ei saa, soovita minu videoblogi. Ütled vaata 1 video päevas. Okei, vaata 2 videot nädalas, kui sa 1 päevas ei suuda. Iga päev koolitust 30 minutit, ehk siis see eneseareng teeb tegelikult inimestega imet. Kui sa iga päev natukene endast koolitad, siis kujutad ette, mis juhtub sinuga poole aasta pärast. Minu soovitus sulle on, et näita ise ette, et sina koolitad ennast. Julgusta inimesi ennast ise koolitama ja näiteks minu puhul on nii, et mulle tohutult meeldib audiot kuulata. Iga kord, kui mul on vaba hetk, on mul kõrvalapid kõrvas ja ma kuulan audiot. Terve minu meeskond, tegelikult terve organisatsioon, kus mina olen, teavad, et mina koolitan ennast igapäevaselt. Vähemalt 1 kuni 2. See on minu miinimum. Aga uus inimene ei pea ennast nii palju koolitama. Võib-olla sa ütled talle, et kuula veerand tundi iga päev audiot või vaata videot. Vaata 1 video sealt või kuula 1 audio. Ja iga kord, kui sa viid läbi meeskonna koosolekut, siis anna natukene infot, mida sina oled õppinud. Kas see nädal või see kuu, kui tihti sa üldse teed meeskonna koosolekuid. Hea oleks, kui sa teeksid iga nädal. Ja siis, kui sa kohtud, siis sa annad selle info edasi, mida siis sina oled vahepeal juurde õppinud. Mina isiklikult teen niimoodi, et kui ma loen raamatut, ükskõik see ei pea olema siis võrkturundusalane raamat, igast raamatust saab ju teha väljanoppeid, mis võiks sind või sinu meeskonda paremini edasi aidata, siis ma kirjutan ülesse kaustikusse laused, mis võiksid mind ja minu meeskonda aidata. Ja kui meil on meeskonna koosolek, siis ma tsiteerin ja inimesed saavad nad kirja panna. Nad ei pea isegi lugema, aga nad kuulevad need laused ära. Nad saavad selle info kätte. Samamoodi, kui sa annad näiteks raamatut. Sa soovid anda oma meeskonnaliikmele raamatut lugeda või audioplaati kuulata. Siis tee seda meeskonna koosolekul, teiste ees. Kõik näeksid, et see raamat läks tema kätte, millal ma tagasi saan 2 nädala pärast. Selge, 2 nädala pärast on see raamat tagasi. Kes on järgmine, kes soovib lugeda? Juuruta välja, et inimesed sooviksid ennast koolitada. Ära sunni midagi peale, aga mingist hetkest tekivad inimesed, kes soovivad ise hakata ennast koolitama. Ja see on väga suur edu sinu meeskonnas. Minu soov sulle on, et ka sina sooviksid saada professionaalseks võrkturundajaks, sest et meil on parem tulevik. Nüüd lähme ja räägime sellest tervele maailmale. Aitäh!